Head isu kõigile ja ma pean kahetsusega ütlema, et umbes 1 kord 2 aasta jooksul on mul hääl ära ja tundub, et täna on see päev, et tavaliselt ma räägin umbes 3 korda kõvemini. Ma loodan, et seda häält nagu jätkub. Kõigepealt te olete kõik spordiinimesed ja ma arvan, et väga rikkad inimesed selles mõttes, et mina ei suuda nii palju investeerida aega golfi kui teie. Selles mõttes. Ja kui me räägime nagu üleüldse investeeringutest ja kui Kristo minu juurde nagu pöördus, siis minu elu investeeringut sporti, siis ma tahtsin kohe alguses nagu luua sellise fooni, et mis on investeering. Et investeering ei ole raha, kuigi viimase 25 aasta jooksul, ja Sami teab seda Soome kultuurist, et see nii ei ole, aga meie kultuuris viimase 25 aasta jooksul investeeringust on räägitud 99% raha synonüümis. Ma arvan, et teie ja Kristo juba mainis seda investeeringut, mis te teete golfi ja saate vastu sealt suhteid, tervise, energia. Teie tajute seda, et kuivõrd äge võib olla aja investeerimine. Ja see oli üks põhjusi, kusjuures, et kui Kristo pöördus, et äkki ma tuleks räägiks hea meelega. See mõttes, et te saate aru, mis tähendab investeerida aega. Kolmas dimensioon investeerimis on investeerida energiat. Ja see on selline kõige raskem dimensioon. Et Kristo mainis, et ma olen Jalgpalliliidu juhatuse liige, jah, 150 tundi aastas, 75 tundi oma vabast ajast, 75 tundi tööajast läheb Eesti jalgpallile, aga on väga suur vahe ja meil on 13 juhatuse liiget. On väga suur vahe, kas sa osaled kuskil komisjoni töös või juhatuse töös noogutades, ära kuulates presidendi, asepresidendi või mõne komisjoni liikme arvamust või sa reaalselt paned sinna niimoodi energiat, et kaelaalused on märjad. Inimesed tavaliselt seda energiat ei tunneta või ei oska seda sõnastada ja ma tahan, et see kindlasti täna see energia oleks üks nendest investeeringutest, mis teie mõistes nagu mõlgub, kui ma kogu seda juttu räägin. Ja kolmas investeering, mis on natuke kombinatsioon kõigest, on oskused. Ja Kristo tuli minu juurde, siis ma nagu sõnastasin, et tegelikult kui mäletame aastat 25 tagasi, kui Eesti Vabariik taas iseseisvus, hea näide on õpetajad või arstid. Ma arvan, et arstiabi lastearsti tasemel või mõne sisehaiguste arsti tasemel oli 25 aastat tagasi täpselt samal tasemel, aga see arst sai meie rahas palka 80 €. Et tegelikult mis on muutunud? Et mis on muutunud ja miks on see niimoodi, et äkki need inimesed nagu täna saavad nagu nii palju rohkem ja siis said nii palju vähem nagu meie tänases vääringus. Ma arvan, tegelikult muutus meie ühiskonna formaat nagu nõukogude ühiskonnast turumajanduslikuks ühiskonnaks ja justkui see nõukogudeaegne haridus nagu ei sobinud sellesse formaati ehk põllumees, arst, õpetaja pidi hakkama ennast nagu müüma. Nõukogude ajal oli lihtsalt nõudlus planeeritud plaanimajanduse tagajärjel. Aga ma rohkem ei taha sellel teemal peatuda, lihtsalt mõelda nende oskuste üle, et millised on need oskused tegelikult olemas, et meie riigis on hästi palju müügimehi, kellel sisulised oskused võib-olla on tagasihoidlikud ja tahaks me kõik, et oleks nagu sisuliste oskustega inimesi nagu rohkem ja võib-olla keegi teine neid müüks. Mina olen sündinud Elvas ja sealt kõik algaski ja ma arvan, et see energia ja investeeringutest, kui rääkida see linn, need inimesed, 6000 inimest, need 13 000 Venemaalt pärit juuti, kes seal suviti puhkasid, ma arvan, et minusse on jätnud need kõik sellise nagu alginvesteeringu. Ja ma pole elu jooksul nagu väga palju muud teinud, kui seda energiat nagu ühiskonnale tagasi peegeldanud. Nii Elvasse kui ka ülejäänud maailmale. Ja kuidagi selle Elva linna, mis on alguses saanud 130 aastat tagasi Vene professoritest, kes Tartu Ülikoolist tulid sinna suvitama, kuidagi selle linna energeetiline, räägime siin niimoodi oma keeles, niisugune energeetiline laks on nagu nii kõva, et sellest on võimalik rääkida väga pikalt ja ma olen kirjutanud sellest nagu 600-leheküljelise raamatu isegi. Marit ja mõned sõbrad teavad seda. Aga kõik algas nagu sellest Elvast ja kuidagi juba kooli ajal
ma tundsin, et ma tahaks nagu rohkem anda, kui saada ja ma sain kohe sellise kogemuse juba koolis, kui tehes näidendit või olles konverentsee või lõpuks ka mingi DJ koolis. Minule lihtsalt meeldis kuulata muusikat ja mul meeldis seda teistele ka mängida ja inimesed tulid ja nagu lõpuks oli 1000 inimest Elva lauluväljakul tantsis ja keegi erafirma, taksofirma omanik toppis 500 rublaseid nagu tasku ja palus veel I promise myself veel 3 korda mängida, et nii hea oli. Et tegelikult ma sain nagu sealt sellise positiivse tunde, et mina ei teinud nagu selles mõttes midagi. Kultuurimaa juhataja ütles, et tule veel järgmine nädal, ülejärgmine nädal, iga päev nagu, et kõik rahvas tahab tulla. Väga hea ja mulle meeldis. Aga samal ajal läksin õppima Eesti Põllumajandusülikooli või Eesti Põllumajandusakadeemiasse, et ma olen 93. aastal lõpetanud suhteliselt kõikide 5 ja 1 3-ga või õigemini siis nii-öelda matriklist või välja lugeda siis sellise tulemuse mehaanika insenerina Eesti Põllumajandusakadeemia, mis on täna Eesti Põllumajandusülikool. Aga ennem seda 5 sugupõlve kõik mu emapoolsed sugulased on kaupmehed ja võib-olla sealt on ka minu veres selline müügimehe geen ja kui alguses ma müüsin väiksemaid asju, siis täna mulle meeldib müüa nagu ideid ja inspiratsiooni, kuidas muuta maailma paremaks. Ja sealt sünnib nagu selline sisemine missioon, miks ma teen asju nii, nagu ma teen. Ma seletan ka selles mõttes, mul on hea meel esineda ka teile siin täna, kuna te olete kindlasti kõik inimesed, ma olen aru saanud, et Niitvälja golfiklubisse ei pääsegi teistmoodi, on kõik inimesed, kes tahavad muuta maailma paremaks. Ja see on nagu selline mind motiveeriv power nagu täna. Minu investeeringud sporti algasid nagu sellest, et kõigepealt ma tegin ise sporti Elvas, aga ma ei ole teinud sporti ühelgi moel nagu Eesti tipptasemel. Aga kui ma ülikooli ära lõpetasin, läksin Soome tööle, farmi, mitte ei ole lõpetanud 4. kursil, läksin Soome tööle pooleks aastaks ja olin talus tööl, tegin kõiki töid lapse hoidmisest kuni lehma lüpsimiseni ja tulin sealt tagasi ja see, mis ma olin saanud täiesti tasuta kaasa, rahana kaasa, oli soome keel. Lõuna-Eestis teadupärast keegi soome keelt ei oska. Ja kui ma tulin sealt Soomest tagasi, siis jällegi täiesti juhuslikult Soomes juhtus veel siuke asi, et ma olin suveljabi tööl, teenisin 10 000 marka, aga kui ma hakkasin ära tulema 92. aasta sügisel, siis mu peremees, kus talus ma tööl ütlesin, et kuule, tegelikult ma nagu ei tahaks seda 10 000, et sulle kõike anda, et äkki sa ostad mullika minu karjast. Nüüd sa oled ise kursis ju kõigega, et mingid mullikad ja värgid nagu. Ja ausalt, ma mõtlesin, et ega mul selle rahaga midagi teha, et mul on Eestis Mosse on olemas ja nagu ma saan sellega sõita, sest et oli kuulda, et kõik sõbrad ostsid juba igast ladasid ja värke. Ja kuna ma olin tõesti kursis selle 6 kuu jooksul, nii nagu mu praktikaga ette nägi, et millisel moel lehmapidamine toimib, palju saab piima eest, palju on kulud, millised on kindlustused ja mis juhtub siis, kui loom ära sureb, ostsingi sinna lauta nagu jätsin selle Soome, ostsin 8000 marga eest mullika. Tegime pehemehega 3-leheküljelise lepingu, et 1 mark, piimaliiter maksis 3 marka, 1 mark jääb kuludeks, 1 mark jääb talle, 1 mark tuleb mulle. Tulin Eestisse tagasi jõuluajal, jõulunud isegi emale, kes on siis minu ema töötas nagu Elva Sovoosi pearaamatupidajana, siis nagu üks põlvkond jäi vahele neid kaupmehi nõukogude aegne. Ja ema küsis, kus on, et näed, see kursakaaslane, see ostis auto, see tuli Toyota Hiatsega, mis sest, et pool surnud tuli seal tagasi nagu, aga olemas. Kus sul on? Ma tead, investeerisin. Ma ei julgenud öelda tegelikult ka. Ja siis jõuluajal 2 kuud hiljem peremees kandis 2000 marka üle, mis oli sellel ajal ema aastapalk. Ja siis ma julgesin öelda, et tegelikult ostsin lehma. Ema ütleb, pojakene, et see on nagu 4. kursus peaks mõistus peas olema, sa investeerid kogu energia ja aja nagu Soome ja jätad selle sinna Soome veel lehma näol. Aga minu jaoks oli olulised õpingud, kõik asjad, minu jaoks oli see väärtus soome keel, sest elu lükkas ette kohe, et Soome sõbrad, kes ütlevad, hakkame äri tegema, tooge meile Nõukogude Liidu territooriumilt igasugust nagu majapidamiskaupu ja lükkake neid Soome ja niimoodi ma 92. aasta talvel jõulude ajal hakkasin juhuslikult ühtede soomlastega ettevõtlust pidama. Ausalt hääle ma kaotasin võib-olla ära sellepärast, ma käisin üleeile selle ühe sama sõbra 50. aasta juubeli. Me oleme 25 aastat sõbrad Tamperes. Ja saabus mai,
ma mäletan, et me tegime veel mingit diili, umbes ma tulin siit Peipsi äärest niimoodi müüsime kala Saksamaale, nagu see oli ka viimane mingi vahendusdiil selle sama soomlastega. Ja meil oli null raha, me olime seal lihtsalt nagu töötegijad siinpool, nemad võtsid kogu raha ja ma vahetasin veel Tartus konservitehase juures enam-vähem valge pluusi selga ja läksin EPA lõpuaktusele, võtsin diplomi vastu. Aga see soomlaste firma läks pankrotti ja meie äri nagu lõppes nagu sinna. Aga jällegi elu nagu selliseid juhuseid nagu on ette lükanud, et just enam-vähem 3. päeval, kui meil see Soome äri nagu ära lõppes, helistas see sama peremees, kelle juures ma olin praktikal, ütles, et kuule Are, nüüd meil on siuke asi, et sul lehm on väga hea piimatoodanguga. Et ma teeks nüüd ettepaneku, et me ostaks selle 8000 marga eest nüüd tagasi selle lehma. Ja ma olin tolleks hetkeks saanud nagu 8000 marka. Ehk siis win-win. Ja ma ütlesin, et loomulikult, ta ütles ausalt ka välja, et tõesti tegelikult samasugune lehm maksab Soomes 15 000 marka. Ja see oli minu jaoks elus selline win-win deal ja miks ma seda nii pikalt kirjeldan, ongi see, et anda see emotsioon nagu see juurde, et investeerides nagu positiivsus saad tagasi täpselt selle sama asja. Ja vaadates nagu kaugele tulevikku, tehes enda ja teiste elu nagu paremaks, on kindlasti mis kindlasti, ma saan öelda faktiliselt, et on ka enda elu järjest paremaks läinud. Ja kuidagi saatus on ette lükanud neid, selliseid nähtusi. Ja sealt nagu lähenengi nagu sellele sporditeemale, et ma ei ole olnud tipptasemel sportlane. Aga peale EPA lõpetamist läksin EBS-i magistrantuuri õppima rahvusvahelist äri ja oma ühe teise sõbraga sealt Tartust aga see viskas lusika nurka juba 3. kuul ja pink ja tühjaks ühel hetkel maandus sinna Anti Kalle, kes on tänagi äripartner 25 aastat tagasi, 93. aasta sügisel, järgmine saab 25 aastat, kes oli Eesti tõeline tippkorvpallur. Nagu selles mõttes, et Eesti meister 3-kordne ja ka täna nagu spordiringkondades hoopis teisel tasemel nagu mees. Aga tema nägi, et mingi müügimees on nagu Lõuna-Eestis sinna pinginaabriks olnud ja ta oli ka mingit äri tegema hakanud nagu kuskilt mingisuguseid spordiriideid toon maale ja mingeid asju ja ma ütlesin, et, et aga anna need mulle, ma müün nädalavahetusel ja nädala esimestel päevadel seal Lõuna-Eestis maha, tulen tagasi, panen raha laua peale ja siis nagu teeme. Ja niimoodi ma oligi, nädala lõpus käisime koolis, nädala alguses mina olin seal Lõuna-Eestis, Tartus resideerisin, tõesti laadisime enda sõiduauto asju täis pühapäeva õhtul ja müüsingi need maha. Ühel hetkel Anti ütleb, kuule aitab sellest jamast, et paneme need asjad ühte kappi, teeme kõik koos. Ja mind võlus nagu selle juures nagu see sportlik hasart, enesekoolitamine, üks asi, mis me kohe panime paika. Ma jõuan selle missioonini ja investeeringuteni natuke pärast. Me panime paika, et me teeme kõike ausalt. Me nagu ei peta riiki, me on fair play nii nagu spordiski. Ja see oli täiesti unikaalne. No, me nagu oma eluteel või oma karjääris oleme nagu korduvalt näinud, et 93, 94, 95% asjadest käis mustalt, aga meie olime need, kes maksime makse, arvutasime seal nagu kalkuleerisime kõik paise pukk, sest meie jaoks oli jällegi olulisem see ettevõtte areng ja mitte nagu täna tollel hetkel nagu kiiresti rikkaks saamine, vaid see, et meil on organisatsioon, me õppisime seal äri, päeval õpid, õhtul rakendad, organisatsioon kasvas, see oli aktsiaselts FIFA, kes tänagi eksisteerib. Ja kui Jüri Makarov pakkus välja, et tulge tehke Rock Summeril trükitud T-särke, muidugi me olime kohe nõus, et see andis väga palju energiat, väga palju hoogu nagu juurde, võtsime sinna korvpallurite spordimehi veel müüma neid T-särke ja sealt tekkis selline energia, et me mingi 50 inimesega müüsime neid seal, tegime endale nagu paviljonid ja müüsime 250 000 krooni eest 93. 4. aasta Rock Summeril T-särke ise, olime seal täiesti ise nagu letis. Ja kõik see, mis me saime sealt tagasi, andis omakorda sellist enesekindlust, et kui ma tagantjärgi meenutan, kuidas Vene turg läks kinni, kehtestati topelttollid, me tulime tagasi, meil oli kuskil Ross tekstiili peamajas juba T-särkide müügikontor ja suurim T-särgi müügifirma tolleks hetkeks. Tulime tagasi, kuidagi märkamatult sai püsti pandud trükikoda T-särkidele ja tikkimistööstus ja kui tagantjärgi mõelda, päris hullud nagu jonksud on seal nagu olnud, aga me vaatasime kogu aeg nagu edasi, et kuidas saab nagu maailma rikast tegelikult seesama DJ nagu efekt, et kuidas teha ägedaid särke, anda neid rahvale niimoodi järjest ette, särk maksis üks 0,7 $. See maksab tänagi ausalt öeldes oma hinnast 0,8, 0,9 eurot. Need, mida hulgimüügis saab müüa 3 ja 4 ja nii edasi. Aga see lisaväärtus sinna peale andis selle nagu topeltenergia sinna juurde. Ja
kuidagi niimoodi sellise sportliku hasardi käigus jõudsime nagu Nike brändini 96. aastal. See oli väga jälle selliseid nõkse hästi palju, aga väga jämedalt öeldes oli niimoodi, et ühe T-särgi brändi emafirma oli Russell Athletic, kes teab, sellised vanemad inimesed mäletavad võib-olla. Ja selle Russell Athleticu tellimusi me tegime ISPO messil ja me läksime sinna hästi sellises positiivses tuules jälle seal avasime mingi 3 päeva harjutasime, müüsime nagu sellele ennast nendele brändidele, ütleme siis ka selle Russell Athleticule, aga mõtlesime, et toome veel mõned brändid. 3 päeva olime nagu harjutanud, inglise keel oli ainult soravaks ja viimasel päeval kell 4 enam-vähem Anti ütleb, et käime sealt Nike boksist läbi ka, et ega meil kutset ei ole, aga lähen vaatame, et ma järgmiseks hooajaks ketse vaja, et mis siin nagu üldse nagu on. Ja nagu väga soravas keeles sisse ma olin nii väsinud, et tegelikult ausalt isegi midagi aru ei saanud, midagi rääkisime, kõik tuli siiralt ja südamest. Ja üks mees seal jõi kohvi nagu parasjagu ja ütles, mis mehed olete, kutse on? Ei ole kutset. Mõtlesime, et, no, et kui ei ole, siis ei ole, et ega me tahtsime lihtsalt vaadata, et üks on korvpallur ja mina lihtsalt müügimees. Ja see mees kutsus sisse, tegi tunniajase tuuri. Pärast selgus, et see oli nagu New Business kõige kõrgem direktor, kes üldse olla saab, see oli sama väsinud, seal jäi kohvi ja ei saanud ka aru, mis tegi. Ja nagu muu hulgas nagu ütlesime, et me müüme Russell Athleticut $1 miljoni eest Baltimaades aastas ja siis pärast vend vaatas nagu pärast me saime teada, et Nike käive oli $500 000 Baltimaades. Ja nad võtsid meiega nagu ühendust hiljem ja jällegi saatsid mingi ohvitseri või New Business Manageri nagu Baltimaadesse ja kõik see protsess oli hästi selline Nike hästi positiivne ja energiat kiirgav ja tulevikku vaatav ja me olime sellest Adidase ajastust tollel hetkel nagu hästi kinni ja isegi oli mõte vahepeal siin Adidase poodide 95. aastal, aga see bränd tundus kuidagi nii takus kanalema ja sinna see jäi. Aga see Nike oli nii positiivne ja nii energiat nagu pulbitsev, et kui see manager tuli siia meile külla, siis meil kaotada ei ole midagi. Näitame kõik ette, mis meil on, võtsime selle bilansid, FIFA bilansid, kasumi ära, nüüd rida realt käisime läbi. Üks Itaalian oli see, pärast saime teada, et ta oli väga üllatunud selle üle, et kuidas Baltimaad, perifeeria, Ida-Euroopa, mingid 2 tüüpi, 23-aastased ajavad, 24-aastased ajavad siin nüüd niimoodi nagu asja. Ja äkki saimegi kutse siis Nike sales meetingule 96. aasta detsembris. Ja seal presenteeriti meid kui uusi Nike distribuutorid Baltimaades. Me olime puuga pähe saanud, sisust olime nagu oma raha kokku klappinud, et üldse Ameerikasse sõita. Ja et võtke nüüd üle kaubamaja tellimused ja Vesport ja veel midagi nagu ja kuni sinnamaani me investeerisime nagu puhtalt ainult energiat, aega, sest see oli kõik nii põnev. Raha polnud investeerida, aega, energiat ja kasvavaid kogemusi, turukogemusi. Ja need investeeringud, 25-aastase inimese investeeringud ja sealt tagasi saav kuulsus, aupaiste, me tegitegi T-särke Rock Summeril ja nii edasi. See oligi kõik see, mis me saime ja see oli nagu nii äge. Ja alati, kui kuskilt otsast meil midagi nagu kokku jookseb või nagu ummuksis oleme niimoodi, siis me meenutame neid aegu, et nagu ükskord sureme, et ega keegi ei vaata nagu lõpus kirstus, et palju teil raha oli või keegi räägib pärast sellest, et oli hea mees, 3,2 miljonit eurot oli. Et ikkagi midagi põnevat siin elus ära teha. Ja see spordi asi läksid käima 96, 97, 98. Me ei osanud sõnastada seda missiooni. Nike missiooniks üleüldiselt on inspireerida ja innovatiseerida sporti ja inimesi. Me ei osanud nagu siit rohkemat midagi mõelda, hakkasime kõigepealt, ma võin selle nagu sõnastada nagu teile ka natukene sellisel, ma tegin endale lihtsalt paar sellist spikrit teile siia, et te oleksite nagu äriinimestena kursis, mismoodi me seda turgu näeme. Hakkasime nagu Nike brändi nagu hulgimüüjateks ja turul oli palju nagu jaekaupmehi, no mitte väga palju, aga oli nagu sellised Vesport, Tallinna Kaubamaa veel kuskil Lätis, Leedus ka. Aga me nägime kohe, et siin on nagu hulgimüüjast ja kui siia panna kliendid, kõik siin on nagu turg, siin on kliendid. Kui me tahtsime, et Vesport paneks lambid vähe teravamalt põlema või Tallinna Kaubamaa investeeriks nagu televiisoritesse, mis annaks seda powerit edasi. Me ei saa raha peale üldse mõelnud nagu. Mis annaks seda powerit edasi, siis nagu nemad ütlesid, et hulluks olete läinud, et siin on meil on head metallriiulid ju eelmisest aastast väga hea. Ja Vesport põhjendas seal ka, et nagu luminescents lambid täitsa okei ju. Ja me tegime siis oma keti 2000. aastal tulime turule ainult selle pärast ja veel hästi respektiga niimoodi, et tegime oma poe, esimese poe Port Arturi
kaubanduskeskusse Pärnus 97. aastal, et mitte jumala pärast mitte ühelegi nagu retailerile liiga teha. Rademar oli avanud just poe 660 ruutmeetrise kaupluse Rocca al Mare uues kaubanduskeskuses. Nad olid mänguasjade hulgimüüjad. Mina joonistasin äriplaani, kuna Nike ütles sales meetingul, sell the business. Me vaatasime turul, kes on enam meie ealised, keda me tunneme, vennad juksarid, sell the business. Et mina tegin äriplaani, et kuidas moodi 660 ruutmeetrine kauplus võiks nagu Nike tooted müüa. Ütlesin, et lükkame mänguasjad ühte nurka, teeme siis nagu Rademarist pane müügile. Ja nendest sai kiiresti nagu väga edukas suur tegija. Aga siiski me vaatasime, et nagu meil on nagu, oleks hea nagu ikkagi ise väljendada selle brändi nagu powerit turule ja nende tarbijateni. Ja siis me niimoodi vaikselt läksime nagu liikvele. Me investeerisime sellesse, siis siit hulgimüügist tõesti nagu tulnud raha, ka pankade vahel, et keegi endiselt ei uskunud nagu, et kuidas need kaks tüüpi äkki nüüd siin turul, kus need raha võtavad, aga see itaallane, kes käis, järelikult see oli mingi mafioso, et sealt tuli raha ja meil oli selle tõttu jumala vaikne ka tegutseda, kuna tõepoolest mingid osad 90. aastatel uskusid, et see ongi mingi Itaalia mahva raha, mida see Altra ja Kalle siin nagu pesevad. Aga tegelikult see energia hulk, mida me sinna panime, nende spordimehed, mis me kaasasime, see oli nagu uskumatu story, et kuskil 90 peale Atlanta olümpiamänge 97. aastal, siis kui meil esimesed distributsiooni nii-öelda toimetused teele läksid, Indrek Bertelson oli esimene sportlane, keegi ei teadnud, mis on judo, Bertelsonist ammugi tahtnud midagi kuulda. Indrek Bertelson oli esimene sportlane, kellele me sokutasime Nike riided selga. Riina Suhotska ja siis oli nagu veel mõningad sellised spordiinimesed, kes ei olnud nii-öelda väga ahned, nendele saime nagu Nike kommunikatsiooni minema ja sealt läks nagu selline sportmarketing esimesed arvud nagu teele. Tegime poode, läksime suuremaks, saime aru, et meil on vaja turundada. Meil on vaja turundada jooksu, jalgpalli pool Nike'l olemas, jooksu, treeningut, naiste sporti. Ja kuidas seda teha? Vaatasime, et alguses ühinesime sõnumilehe jooksuga või selle rahva jooksuga. Ise ka võtsime kõvasti osa nagu ja kõikides asjast nagu ikka. Ja kui ikkagi kuuled nagu kurvides ja mahapöörde kohtades sellist roppu vana inimese sõimud, kes kurat see siit läks, kui sa näed rada sealt läheb nagu. Ja kui osa rada läks kuskil killustiku peal, siis me saime aru, et see pole see, mida me tahame oma inimestele pakkuda. Ei Are ega Anti ega ammugi Nike bränd. Ja me tegime ka 2000. aastal koostööd Tartu maratoniga. Need vaatasid meid ka siukse umbuskliku pilguga, et noored ikka midagi ei tea, et meil on siin väärikas klubi 60. aastast juba teeme maratoni, et ei oska midagi. Ja neil olid Mati Liljalikuga seal suusad risti läinud ja me kutsusime Mati Liljalikku siia, et kuule Mati, teeme Tallinna sügisjooksu. 98. aastal sündis Tallinna sügisjooks. 0 investeeringuga kutsusin Mati kohale, Rocca al Mare ümbruses 800 osavõtjat saime kokku. Mingid Facebooki polnud olemas, Instagrami saate ise aru, kuidas kokku kutsuda rahvas, see oli ainult läbi poodide isikliku kontakti, reklaam nagu tolle hetkel Eesti Päevalehe pool lehekülge ja sellepärast, et seda nagu kuidagimoodi kinni maksta oli Eesti Päevaleht, Hansapank ja TV3 äkki olid seal olid nagu partnerid sellel ja Nike. Tegime enda jooksu. Tänaseks päevaks on see spordiürituste korraldamise klubi Eesti ja Baltimaade suurim üritusturunduse korraldaja eelarvega 1,5 miljonit, 1,3 miljonit eurot. Meil on 8 suurt üritust. Õigemini on täna niimoodi, et Mati Liljalik ja Renna Järvalt, kes on selle ettevõtte MTÜ juhatuse liikmed, me tulime Antiga sealt nagu üle-eelmine aasta nagu lihtsalt ära, et neid rohkem veel motiveerida. Seal on Maijooks, Narva energiajooks, Eesti linnajooksude sari ja üleüldse kõik teavad ju, kes on Mati Liljalik. Ma arvan, et kõik, kes rahvaspordiga natuke tegelenud olen. Aga me saime sellega jooksu käima, me saime selle jooksu ringkonna energiseeritud täpselt samasuguse copy-paste 2 aastat hiljem on meil Lätis ja Leedus. Need on endiselt meie käes need ürituste organiseerijad ja me teeme täna 38 üritust, isegi Läti kergejõustiku meistrivõistlusi ja Leedus ka seal väga paljusid üritusi. Nii-öelda, et meil on nagu see investeering, mis on tehtud ajaline ja energeetiline investeering. Raha on ka siia läinud, aga see ei ole võrreldav sellega, palju on vaja poodidesse panna telekaid ja mööblit ja sisustust.
see aeg ja energia, mis on läinud sinna peale koosolekut, kui sa oled nagu või peale üritusi alati võtame kokku totaalne kriitika, 2 päeva istud maas, kus oli kasvud väiksed, millises sihtgruppides ei olnud tarbijad nagu rahul, kui selle sama jooksu puhul rääkida, jooksutee puhul rääkida ja omavahelised kaklused ja vaidlused, kuhu läheb nagu energiat niimoodi nagu tunned, et kulub. Aga mõlemad mõistusega osapooled võtavad sellest või nii-öelda Mati Lilliaike management, meie sealt nagu omanikena surume nagu peale omasid mõtteid, mis on nagu latest and greatest, mida ka Nike soovitab ja kui need järgmisel aastal realiseeruvad ja see jooksjad on happy ja jooksja hääletab jalgadega, põhimõtteliselt ju niimoodi nagu tarbijagi poes. Kui see jooksude osavõtt nagu kogu aeg kasvas kuni 2012. aastal oli 20 800 osavõtjat sellel maratonil Tallinna kesklinnas koos laste jooksudega, siis midagi on tehtud selles õigesti. Ja uskuge mind, kogu selle numbrid, eelarve pluss või miinus, seda me oleme jälginud retrospektiivis ja ka loomulikult väga kiivalt kõiki neid KPI-sid, nii nagu poodideski. Aga number 1 on see, et kas see tarbija on rahul, kas me suudame seda inimest erakordsel moel nagu mõjutada. Ja kui me hakkasime neid jookse tegema, siis sai midagigi nagu selgemaks, siis Aivar Pohlak helistas ükskord 99. aastal, kuule, et tee siin nagu Rising Star, et äkki tahate Floraga midagi teha. Võttis meid auto peale, mäletan, tal oli üks vana Toyota Celica veel ja võttis meid Antiga auto peale, et lähen vaatama, näitan teile, mis Lelles toimub. Ja see tõstis 140 kilomeetrit tunnis, sõitis Lellesse, ma olin seal taga nendes nagu kinni, mõtlesin, et me ei tule kindlasti elu sealt tagasi. Ja Lelles seal metsade vahel superstaadion, pärast saime teada, et seal on nagu 50 rehameest tööl, kes tal nagu seda Florat seal nagu allapoole kogu aeg nii-öelda nagu lõpuks oli siukene nagu hästi suur kuluoperatsioon see Lelle ja kogu see jalgpallikeskus, mis seal oli ja lõpuks nad tulidki sealt ära, aga tollel hetkel 99. see oli impressive, see oli midagi tõesti nagu kosmosepäevaks maandunud. Ja näitas seal, et näed see noor poiss, see on raudselt nagu Eesti nagu superstar ja see oligi 10 aasta pärast Andres Ooper. Ja me ütlesime, et muidugi, teeme koos. Ja 99. aastast me oleme FC Flora sponsorid ja 2000. aastast Eesti jalgpalli sponsorid. Eesti jalgpalli osalejaid Eesti jalgpallis oli 2000. aastal 6500. Täna on 26 000 ja see on Eesti suurim sport. Aga kuskil seal 2000. aastal me saime aru nagu sellest, et kui me läheme nüüd selle retailiga siit edasi, kas ma nüüd räägin juba liiga pikalt ja uimaselt või? On okei või? Et pidin 20 minutit rääkima, ma olen poole peal. Ma tellisin söögi 8, ma eeldasin, et meil läheb natuke. Öelge, kui on igav või küsige küsimusi, katkestage, sest kõik mu kallid kolleegid seal teavad, et ma põhimõtteliselt võin nagu käima, panen nupu peale, siis ma jäängi rääkima. Et kuskil 2000. aastal me saime aru, et miks me seda teeme ja hakkas tulema mingid investeeringud, kuule, tehke investeeringud sinna teise kohta ja kolmandasse kohta. Me saime aru, et sport läbi spordi, läbi sellise reaalse tervete eluviiside on see, mis on meie kutsumus ja kuidagi me sõltumatult Antist ühel hetkel panin paika, et meie missioon on muuta noorte inimeste elu huvitavamaks, paremaks ja emotsionaalsemaks läbi meie poolt pakutavate toodete ja teenuste. Ja see toode ja teenus tundus nii primitiivne, aga me kuidagi suutsime ikkagi see emotsioon ümber selle toote või teenuse ja see kliendikesksus oli jube oluline. Me esimene selline, kus me suutsime, miks noored, palju on küsitud, miks on meie missioonist täna, et muuta noorte inimeste elu. Väga lihtne, ma kohe seletan, aga see Sportlandi põhimõtteliselt või meie elu missioon, see ei ole ainult Sportlandi missioon, ongi nagu siis niimoodi, et meie jaoks on noored, et olla värske ja täpne. Ka täna mul on 17-aastane ja 10-aastane poeg. Ma rohkem vaatan nagu seda, mida tema teeb, kui kindlasti 25-aastast või 30-aastast klienti, mis täna poes toimub. Ja kui me ei suuda neile atraktiivne olla oma toodete ja teenustega, siis me oleme ikka väga kehvasti teeme. Ehk siis see noored on hästi kriitiline ja noortel kujunevad välja tegelikult ju, ütleme niimoodi, eluharjumused. Nimetame kommertslikult võeldes võib nimetada primitiivsemad nagu trendi või brändi harjumused, hoiakud, aga tegelikult kõik muud harjumused. Ja me siiralt tunneme seda, et kas me õpetame neid noori tervemalt ja paremini elama läbi oma poodide, inspireerides neid läbi oma ürituste, läbi oma teenuste, mida me veel pakume,
või me lihtsalt pakume kommertslikult toodet, et osta ära odavalt ja see teine on kindlasti, mida me ei taha teha, me tahame inspireerida nagu inimesi olla nagu tervemad, sest me usume, et meie väiksed 3 Balti riiki, kust me oleme üles kasvanud, meil on väga suur võimalus oma 1,3 miljoni elanikuga olla tervemana ja tervislikumana ja sportlikuna, lihtsalt võttes hobujõududes või kilovattides kokku suuremad kui mõni muu rahvas, kui me oleme nagu sportlikud ja terved. Ja uskuge mind, ma ei, nagu see ei ole mingi klišee, et ma nagu täna siia tulles mõtlesin, kuidas ma seda sõnastan. See on 20 aastat niimoodi olnud. Sellepärast me olemegi nagu neid asju teinud, mida me on teinud. Kultuur on minu jaoks, ja ütleme nii, et sport, ma võtan selle järgmisena, et sport on ülihea vahend, millest üle maailma kõik saavad aru. Nii nagu golf, no kõik saavad aru, reeglid, kõik kui ma golfi keeles, teile püüan kindlasti midagi öelda, ma ei ole nii prof, aga kindlasti on võimalik ühist keelt inimestega leida rohkem, kui me räägime nagu spordikeeles. Nii ka meie näiteks organisatsioonis. Me võtame tööle inimesi, kes on sportlased või endised sportlased. Noopime hästi palju, meil on 2000 inimest tööl kokku. Noopime hästi palju inimesi nende hulgast, kes on omavad mingit sidet spordiga. No võib öelda, et Anti Adur täna töötab küll Apple'i pealikuna, aga meie kauaaegne turundusjuht, Eesti meister kergejõustikus, Tartu spordiklubi Kalev juhatuse liige või Marit Finni, kelle isa omal ajal lõi Kuutsemäe suusakeskuse, kus laps sai oma siukse tonksu juba nagu sportliku hasarti verre ja täna on aktiivne golfar, juba meistergi, et kindlasti on nagu see sport abis nagu sõnastamaks, mida me tahame saavutada. On sõnastamaks meie väärtushinnanguid, mida meil on umbes 8 väärtushinnangut, kus on distsipliin, aga ka huumor, järjepidevus, aus mäng, sellised väärtushinnangud. Me vaatame oma organisatsiooni, kui on väike tiim, väike kontoritiim, nagu meil on Sportland International Groupis 7 inimest, see on nagu korvpallimeeskond 2 vahetusega pingil nagu. Kõik mõisted saab öelda niimoodi, et jah, meil on olemas ametijuhendid, aga sama lugu nagu korvpalliväljakul, et sul on ametijuhend, sa oled nagu tagamängija, sa oled ründemängija, siis sa oled äär, aga kui see äär satub korvi alla tühjalt, siis ta ei mõtle, et mu ametijuhend siin kirjas, et tegelikult ma peaks nagu tsentrile söödu andma. Ja või siis tagasi mängima sellele nagu tagamängijale. Ta viskab ära. Täpselt sama lugu on organisatsioonis. Veid suurem organisatsioon, 10-11 inimest on nagu jalgpallivõistkond väljakul. Ja moodne jalgpall muuseas ongi selline, et jah, on ründajad, keskpoolkaitsjad, tagakaitsjad, ääreründajad, äärekaitsjad, aga tegelikult on ikka nii, et kui ükski neist saabub nagu väravajoonele, siis kõik löövad ära. Ehk siis see on meie nagu organisatsiooni juhtimise põhimõte. Ehk sport ei tähenda mitte meie missioonis ainult seda, et me oleme spordifirma, müüme sporditooteid, vaid see sport aitab meil nagu ühist platvormi saavutada. Ja nüüd super tähtis mõiste on kultuur ja siin ma rõhutaks nagu asja nagu rahvuskultuur. Sport on selles mõttes hästi nagu liberaalne ja samas ka väga selge asi, väga selge nähtus, kui me räägime spordist üldisemalt, olümpiamängud, aga kui me räägime meie maa spordist, siis kõik saad aru, et kus on sinimustvalge, kus on Veerpalu, kus on nagu Smigun, Ott Tänak ja kõik need. Kultuur, selleks, et teha seda Sportlandi äri ja viia see missioon nagu väga täpselt, peab sellest kultuurist, lokaalsest kultuurist aru saama. Me oleme väga edukad ka Lätis, Leedus, tegelikult olime ka Venemaal ja Ukrainas, aga kui saabus kriis ja nii palju devalveerimisi, nagu oli 2008-2009, no siis oli nagu äripäeval põhjus suur pealkiri panna sinna, et tossumüüjal on toss väljas. Tegelikult me tulime nagu tagasi tõesti sellepärast, et kõige suurem auk oli Riias, kus turg kukkus 60%, tänu sellele tõesti see kinnisvara mull lõhkes. Mina isiklikult, tänu sellele Elva juurtele, nendele juutidele, kes seal olid, ma olen saanud sellise positiivse kogemuse venelastest, intelligentsetest venelastest, see puhas juhus, need polnud mingi proletariaat, need tulid puhkama professorid, kes mängisid malet, jõid konnakit, mängisid niimoodi nagu täna on siuke walking football on nagu jalutav jalgpall olemas. Need 60-aastased juudi professorid mängisid just sellisel moel nagu jalgpalli, aga jube täpselt. Ja mina sain kuidagi sealt selle vene lugupidamise ja huvi ja selle ja teise
sealt Kesk-Soomest, kus ma läksin, ma ei olnud ühtegi sõna soome keelt ja mind 30-35-aastased talu peremees ja perenane võtsid vastu nagu oma ja ma sain sealt sellise soomlastest aru hoopis teistmoodi, kui mul isegi kompanii täna. Nende jaoks on ikkagi põhjaeestlaste jaoks ja tallinlaste jaoks on soomlased siiski need, kes on sellised ühest küljest võib-olla isegi vodka-turistid ja teisest küljest siis nagu sellised, kes toovad meile äri ja neid tuleks nagu hästi ära kasutada. Minul oli hoopis teist vastupidine kogemus see, et need on nagu väga oma maad ja rahvast ja kultuuri hindavad ja austavad inimesed ja seda sama oleme leidnud nende igasuguste muude rahvaste puhul ka. Ja lätlased, leedukad, enamik Eesti ettevõtted ütlevad, nad lähevad Leetu ja nad saavad kõrvetada. Meil on 20 aastat Leedus, see on nagu supertöö. See nagu, kui seda leedukast nagu aru saad ja me oleme nagu pandud võib rohkem rõhku selle investeerinud. Jutt on ju sellest, et minu investeeringud, see kirg nagu aru saada leedukast, käia Niidas, käida seal Joodokrantes, saada aru nagu nende trakai kultuurist või mõista seda, miks on Kaunase inimesed, aga Vilniuse inimesed teistsugused, aga veel palju rohkem tiipli. Me oleme nii palju investeerinud aega ja energiat sellesse, et nagu siiralt aru saada sellest. Neil juba hakkab endal imelik, nagu, et miks te niimoodi teete. Lätis sama lugu. Kui me Lätis tegime jõulupidu 1000 inimesele, siis Läti juhataja saab mulle Are, kuule, et sa tead nagu Läti kultuurist rohkem kui meie, et väga hea teada, et meil on sellised tehased olnud, nagu, et seal noored inimesed ütlesid või et sellised muusikud. Investeeringud kultuuridest ja kultuuri erinevustest arusaamisesse on tulnud meile tagasi nagu rahana, energiana ja kogemusena. Ja see on selle meie lahti seletatud selle missiooni nagu selline, kus see Sportland nagu algust saab. Ja see on puhas tehnika teile kõik äriinimestele, see, kas meie pood kuskil kaubanduskeskuses on natuke rohkem spordipood või natuke rohkem kultuuri suunas pood ja miks Sportland toetab muusikakultuuri ja arhitektuurikultuuri. See on sellepärast, et nagu tajuda ja olla tegelikult nagu rohkem kinni nagu selles kultuuris kui sellises. Ja minule läheb väga korda nagu Eesti rahvuskultuur, kuna ma olen ikkagi eestlane ja mina väga arvan seda, et kapitalil on rahvus, sest ainult nagu eestlaste poolt tehtav business ja ettevõtlus saab nagu siia tuua lisaks rahale seda energiat ja aega, mida mina investeerin ka sellesse jalgpalli. Ja miks jalgpalli siin on ka väga suur nagu põhjus, et lisaks sellele, et ma seda mängu oskan ja pojad mängivad nagu, aga on kindlasti see, et jalgpall on maailma suurim sport, 8% maailma elanikkonnast harrastab jalgpalli ja jalgpall on kogu selle maailma virvarri taustal. Täna isegi rohkem kui olümpiamängud, kus te näete nüüd valges vormis lähevad nagu võistlejad välja, on ju siin Venemaa omand ja edasi. Jalgpall on üks suurimaid nagu rahvusluse väljendajaid täna. Ja tegelikult ongi see jalgpalli populaarsus viimase 10 aasta jooksul kasvanud seda enam, mida rohkem maailm globaliseerub, tekivad subkultuurid, subtrendid, tossutrendid, muusikatrendid, Rihannast kuni Nike'ini ja nii edasi. Et jalgpall on üks vähesed võimalusi tõsta oma riigi lipp püsti, kui sul ei ole laulupidu ja kui ei ole mingid suuri manifeste, nagu mida iga rahvast kuidagi nagu tahab ennast väljendada. Jalgpall annab selleks väga suure võimaluse. Teiseks on jalgpall maailma suurim haridussüsteem, et kui selles süsteemis töötab nagu umbes 100 miljonit treenerit ja seal on umbes kuskil 600 miljonit mängijat üle maailma, siis see on nagu väga positiivne haridussüsteem. Et nagu vaade elule, see, mida ma püüan teile nagu öelda, et see vaade elule on nagu hoopis teistsugune ja see ei tähenda seda, et nagu ärilises mõttes ei ole meil ülevaade oma ärist, kõik KPI-d, kasumiaruanded, aastaaruanded, aasta eelarved, strateegiaplaanid, kõik on olemas, aga kõik see toimub väga palju sellise missiooni valguses. Ma toon veel paar näidet, veel paar mõtet teile siia juurde lihtsalt, et te tajuksite, millises industris me oleme nagu. Baltimaade sporditurg oli 50 miljonit eurot ainult 2000. aastal. Täna me oleme siin 2017, see on umbes 250 miljonit eurot ja see lähema paari aasta jooksul jõuab 350 miljoni euroni. Et tajuksite, mis turul kogu maailma sporditurg on 420 miljardit dollarit, mis on veidi vähem kui Apple'i ja Samsungi käive kokku näiteks. Samsung teeb 300 miljardit ja Apple teeb 250 miljardit, et need kokku panna 550, sporditurg on 420 miljardit, et te lihtsalt nagu tajuksite neid, kus me nagu oleme. Baltimaade sporditurg täna on 250-300 miljonit eurot. Soome sporditurg ainult on
1,3 miljardit. Nii palju on meil veel minna. Nii palju on veel minna ja me näeme seda, et meie ma siin tagasihoidlikult märksin ära võib-olla meie turuosa. Meil ei ole siin turul mitte kellegagi nagu selles mõttes ragistada või turuosa kellegilt ära võtta, nagu pankade vahel see käib. Ainuke võimalus on meil seda turgu teha kogu aeg suuremaks. Inspireerida inimesi rohkem sporti tegema. See on, kui tahate võtta siis nagu ärikeeles, kes nagu rohkem Exceli juttu tahab kuulda, ainuke võimalus äri kasvatada on ka teha sporti suuremaks. Golf, kuhu me oleme nii sisenenud nii-öelda natuke tõsisemalt nii-öelda viimase 3 aasta jooksul. Natuke tänu Maritile, tänu natuke sellele, et Nike reorganiseeris seda Nike Golfi. Golfi käive on meie süsteemis 200 000 eurot. Sama palju, kui kogu golf kokku teeb Tere või Rocca al Mare tennisekeskuses asuv üks tennisekauplus. Või üks Timberlandi kauplus suvalises keskuses, mida te näete. Et nii väike on golf, aga saavutada kasvu jalgpallis või tennises või jooksus, seda kasvu me saame saavutada tegelikult ainult mitte nii-öelda meie poolt investeerides selle turule, vaid sinna peavad investeerima ka selle ala fanatid, selle ala reaalselt eestvedajad. See oli nagu 3. suur põhjus, miks ma tahtsin igal juhul täna oma mõtte teile edasi anda, et see, mida teie teete mängides golfi ja mida Kristo teeb seda vedades, see on nagu ülitänuväärne töö selle sama spordi ja inspiratsiooni nagu tekitamisel. Minu võti ja mõte on sellest, kuidas me saame siia nagu noori inimesi rohkem mängima, kuidas me leiame nende noorte kooli jalgpallitrennide ja kergejõustiku ja võimlemistrennide puhul tüdrukutel, kuidas me leiame siit aega nagu minna veel kas isa ja emaga või täitsa üksinda golfitrenni ja võtta sealt laupäevasest ajast nagu 4 tundi. See on tänane küsimus. Aga fakt on see, et me peame inspireerima noori nende spordialade osas. Ja võib-olla paar sellist mõtet veel nagu teile annaks, et miks on meil need noored nii olulised, on see, et nädake, kui me kõik meieealised, siis Maslow püramiidi kõik teavad. Ja meil on isegi, ma olen teada suur püramiidide joonistaja, aga Maslow püramiidi sellisel kujul pole nagu kasutanud, et lastel ja noortel on füsioloogilised söök, jook, nii-öelda uni, kõik on olemas, turvatunne tänu kodule on olemas. Noortel on luksus elada nagu siin. Nad tahavad kuuluda kellegile, nad tahavad väljendada ennast läbi spordi, nad tahavad oma sõpradele nagu ennast väljendades olla spordis paremad või jumala pärast kasutada ka siin nii-öelda hea brändi toodet. Lapsed on kõik siin, kus lapsed on kõik selle Maslow püramiidi sellises kuuluvus, tunnustus ja eneseteostus vajadus. Nad on kõik siin. Neil on luksus elada siin, keegi ei pea siin muretsema, enamus ei pea siin üldse muretsema. Ja isegi kui ta on natuke vaesemast perest, siis lastele trenni ikkagi tagatakse ja väljakul läheb ta sinna, ta kuulub tiimi, saab tunnustuse, kui ta lööb värava ja teeb eneseteost siis, kui ta on trennis kõige parem. Tal miski ei sega seda. Lapsed on kõik seal, kuhu enamik meist igapäevaselt tegelikult unistab, et kus me saaksime olla. Ja seetõttu on nagu see, et seetõttu me siia turule teime kõigepealt nagu see Sportlandi kontseptsioon, mis me oleme loonud. See ei ole loodud sellesse, et odav ja veel odavam, kui sa saad nagu see, et see nagu me lõime selle kõigepealt selleks, et nagu inspireerida veel rohkem lapsi olema veel rohkem ägedamad. Ja ausalt öeldes see Sports Directi kontseptsioon, mida ka meie tiiva alt täna nagu müüme, see Sports Direct on siin, sest tänu sellele, et turul on siiski ka nagu neid inimesi, kes vaatavad nagu hinda ja seal on päris palju neid nagu vanemaid inimesi. See kontseptsioon ka väga hästi toimib. Aga veel lõpetades nagu natukene selle sama graafiku, see oli bränd, hulgimüük, retail ja siis veel üks selline kummaline tasand. Tahan siin välja tuua nagu selle, et millised investeeringuid me oleme veel teinud, et anda teile nagu mõtet. Vähem raha, aga rohkem aega, energiat ja ideid. 2003. aastal ostsime olümpiakomitee endiselt presidendi Tiit Nuudit ära Sportland Kõrvemaa matkasuusakeskuse. Ehk selle 5 kilomeetrit enne Aegviidut, mis on see suusakeskus. Selleks, et me müüme Sportlandis suuski asju kõik, et saada nagu inimestele võimalused, et sama hea kvaliteediga trackil minna neid proovima, sama head suppi süüa ja hoolitseda nendes samamoodi pakkuda seda teenust.
ma rääkisin juba jalgpalliklubidest, korvpalliklubidest, me oleme nagu Eesti Olümpiakomitee kõikide tähtsamate alaliitude toetajad, me nagu Baltimaade portfellis on kokku 500 sportlast. Tavaliselt need brändid, me esindame 20 brändi, lisaks Nike'ile ka terve joru kõiki muid, nagu siis Helly Hansen, Roxy, Timberland, Converse, The North Face, K2, päris palju neid nagu pikk joru nendest brändidest. Paljudel brändidel on nii-öelda kohustus investeerida turundusse, aga raha nad ei anna, nad annavad toote nagu odavalt kätte. Kõik need investeeringud nagu sportmarketingi on minu ja mu äripartneri taskust. Me just üks päev lõime kokku mingi teatud põhjusel, et see summa on umbes 40 miljonit eurot, mis on nagu 20 aasta jooksul tehtud. Ja see ei ole selleks, et maha müüa see kets, mis mul on täna poes, vaid selleks, et see turg kasvaks. Ja see on kasvanud. Ja selles mõttes see ongi see, mille üle on väga hea meel. Veel võib-olla mõned mõtted, mõned näited selleks, et me oleme investeerinud 2007. aastal, kui selgus, et Tallinnas on 14 000 fitnessi harrastajat. Ja see oli nagu minu idee, et tuleb teha fitnessklubide kett, mis peab inimestele müüma mitte võimalust minna aeroobikasaali nagu lihtsalt nagu liigutama, kuna treener äge, vaid peab andma nagu energiat. Me lõime MyFitnessi. See on nagu meie poolt loodud kett, sloganiga minu elu uus energia ja panime strateegiaplaani paika, et igas Balti riigis peaks olla 15 klubi ja eelkõige see inspiratsioon ja see just nimelt see energia, mis sealt klubist tuleb, peaks olema valitsev, see peaks olema 50% vähemalt naisi nagu kaasav. Tollel hetkel olid kas aeroobikasaalid või siis siuksed nagu muskliklubid kõik nagu. Ja ma arvan, et 2012, kui me selle investeeringu peale kriisi ära müüsime, sellepärast, et oli huvitatud osapooled, kes tahtsid seda saada, meil oli vaja nagu oma jaekaubandusel hästi kõvasti kontsentreeruda ja peale kriisi polnud üldse ei raha, ei energiat, üleliigset ega ka aega, siis müüsime selle maha ja tänasel päeval nad rakendavad väga hästi seda strateegiat ja Sportland ja Nike on seal nagu naturaalselt seotud. Ja sellisel moel meie investeeringud on läinud kõik siia ja ütleme, see on taganud meile nagu turu kasvatamise ja tarbija või ütleme siis inimeste, tarbija on halb sõna selles mõttes, et nagu selle riigi inimeste nagu energiseerimise. Ja viimaseks, mis on siia tekkinud, on siis see, et viimase 10 aasta jooksul on hoogsalt nagu tekkinud nagu e-kaubandus. See oli alguses suunatud kuhu? See oli alguses suunatud selle Maslow püramiidi nagu allapoole, nii-öelda mitte selle Maslow püramiidi peale vaadates, aga ka sellise nii-öelda hinnapüramiidi peale vaadates, et discount, halvalla, veel odavamalt, kõik need websaidid olid nagu enamuses sellised. Me ei läinud sellega kaasa sellepärast, et me ei saa nagu Sportlandi missiooni oleks saanud edasi anda sellise nagu blank, odavahinnalise websaidi kaudu. Aga täna see e-com on nagu tõusnud ka emotsionaalseks, kuna sotsiaalmeedia ja nagu veebi areng tervikuna võimaldab siiski emotsiooni paremini edasi kanda. Aga mida teeb, see on see tegelikult see lokaalsel turul on edukad nagu need e-com firmad, mis suudavad ennast ka linkida ära nende sihtgruppidega. Ja võib-olla jah, viimane tähelepanek siin ongi siis see, et tarbijatel on üha vähem aega ja neid on üha rohkem võimalik mõjutada tegelikult mitte poes. Mitte siis, kui ta telefoni lahti võtab, vaid tegelikult siis, kui ta läheb, teeb sporti ja läheb liigub, sest selle ülemaailmse nagu digitaliseerituse foonil on see liikumisvajadus muutumas täna sama suureks füsioloogiliseks vajadus nagu söömine. Et produktiivsus hakkab nagu langema, sest inimesed on nii lodevad juba. Ja see määrab väga palju nagu ka spordi ja spordisse ja tervisesse tehtavate investeeringud nagu tulevikus. Ja võib-olla, et see kõik kokku võtta ongi nagu see, et ma olen teile nüüd mitmeid nagu asju teinud, et kuidas ma kogu aeg rattas püsin nii-öelda hea meelega ja teisigi inimesi kaasnenud ja nagu teid ka. Kui meil on selline missioon, mis on nagu õilis, reaalselt puhas, on pakutud nagu igasugused investeeringud kinnisvarasse, õlletehasesse, tulge pange nagu ei, no see on nagu põhimõtteliselt see nagu võib-olla äge turunduslikult, aga ideoloogiliselt on see siiski inimeste nagu elu strateegiliselt halvemaks tegemine. Me oleme investeerinud raha, aega, energiat, oskusi just selle sama püramiidi nagu laiendamisse.
me oleme saanud siit nagu return'i, see on nagu põhimõtteliselt nii-öelda maksimaalselt hästi seda tehes on tulnud siit tagasi neid sama kõik asju, on tulnud raha, aega, nii-öelda aega selles mõttes, et suhted tekivad, sa saad inimesega vilkamalt ära ajada selle teema, sa ei pea nii palju aega kulutama oma mõtte kommunikeerimiseks. Me oleme selle reinvesteerinud uuesti. Iga kord nagu mingid sellised aastaaruannete asi on, nagu siis vaatame, mis on see tulem sellest suhtest, kui see on ka turundussuhe, nagu täna oli näiteks Tartu maratoni koosolek, et me oleme investeerinud sinna aega, energiat, raha. Maratoni nii-öelda kukkumine on lõpetatud, see nagu energia on seal taas tuntav. Ja siis me vaatame selle, kuidas see nagu sobib sellesse missiooni, kas seal on ikka kõik selle missiooniga korras ja paneme sinna täpselt samamoodi mõtted, ideed 2018. aasta moel siia sisse, võtame riski ja investeerime nagu tagasi. Nii lihtne see ongi. Aga tänan kuulamast. Et kui keegi tahab küsida küsimusi, ma olen kogu aeg olemas ja veel üks asi, et Nike brändi saamislugu on ja see valu, mida Phil Knight ja Bill Bowerman elasid läbi kuni 1980 aastani, nagu esimesed 20 aastat, on nii üks ühele sarnane minu ja mu kompanjoni selliste läbielamiste ja selliste välismaalastega suhetest ja organisatsioonisuhetest edasi. Et kui Mart Mikk, Eesti tuntud seltskonnategelane muusik ja tema abikaasa tulid välja ideega, et kuulge, kas me annaks Phil Knighti raamatu Shoe Dog välja. Siis mõtlesime, muidugi me toetame selle raamatu väljaandmist, tänaseks on see ilmunud nagu üks suure formaadisena Eestis eelmisel aastal ja nüüd sel aastal just 6 aega tagasi ka Lätis ja Leedus. Shoe Dog. Inglise keeles on hea nimetus Shoe Dog. Me ei leidnud sellele Eestis paremat nimetust kui nagu Tossu äss, kus sa paned lugupeetud raamatule nagu Tossu äss nimeks. Me panime selle raamatu nimeks Jalajälg ja kõik meie partnerid mõtlesid, no see, et nagu 20 aastat tagasi, kui ettevõttele nime panite, teadsite, et te annate raamatu ka välja. Ja tõepoolest, siin on üks täiesti uus selline naistele ka hea käekotti panna, selline lennukis kaasa võtta või selline raamat sellest ja kõik, kes täna siin osalevad, saab minu poolt kingituseks sellise raamat, siin on ka meie selline väike pühendus sees, nii et see kirjeldab väga hästi seda, et mida me oleme oma kompaniiniga elus teinud ja loodetavasti jätnud jalajälje sellisesse Eesti kultuuri ja Baltimaade kultuuri. Nii et kõigil see raamat seal välja minnes saate kõik võtta kaasa. Aitäh! Aga jah, nüüd võite küsida küsimusi nii teravalt kui vähegi võimalik, et ma olen bulletproof, ma kindlasti võin vastata. Ka väga sensitiivseid küsimusi võib küsida. Palun. 15 miljonit Baltikumi turg spordipäevade turg, et miks on ta Soomest umbes 6 korda väiksem, kui tegelikult Baltikumi inimeste arv umbes samal on Soomest? Jaa, ma selles sama graafiku peal tegelikult oligi mul need võtmenäitajad kirjas, vaata, et siin on Baltikum 6,4 miljonit ja Soome 5,6, 5,7 on. Number 1 on nagu see, et elatust kõigepealt nagu ja siin on nagu per capita tarbimine, aga Eestis tarbitakse 100 eurot per capita sporditooteid aastas. Soomes 220, Norras 400. Kui me jagame läbi GDP per capita, siis me olemegi Soomes sisuliselt järele, et tegelikult turg on nii palju rikkam. See on üks põhjusi, et rahval on lihtsalt rohkem raha ja tossu ostmise otsus tuleb lihtsamalt. Teine selle juures on see, et kuhu seda raha kulutada, on tegelikult see, et Soomes on mäed. Soomes on ratsutamiskultuur, hokikultuur, kas või golfikultuur, on mitmed suured spordialad, mida Baltimaades ei eksisteeri. Ja see ongi näiteks üks, ja ärgu rääkige mulle ükski inimene sellest, et me ei saa Baltimaades tegeleda golfiga, kuna meil on kehv film. Vaadake Soomet. Ja selle tõttu me usume, et golf ja see investeering, mida olete teie teinud omaajaliselt, kes on investeerinud ka Niitväljasse või mõnesse muusse golfikeskusesse, see on 10-kordistumas kindlasti lähemate aastate jooksul. Kui golf elab nagu nii-öelda selles mõttes areneb selles suunas, et täna on suurim golfi arenguprobleem ka nagu Nike võtme ja suu läbi on see aeg. Inimestel ei ole 3-4 tundi investeerida golfi mängimist. Selle tõttu on olemas mingid nišid jooksmisega golfi ja nagu aja võtmisega ja nii edasi.
et see on nagu golfi teemal üks jutlub, aga see turg on jah, selle tõttu esiteks pikk ajalugu. Meil on spordialasid sama palju, kui ütleme, et meil hokit ei ole ja ratsutada ei saa ja mäesuusatamist ei ole, siis meil oli vanasti kõvasti rattasporti rohkem ja korvpalli rohkem, aga paljud nende spordialadest on nagu investeeringu vaesemad. Tegelikult kui hokivarustus maksab oluliselt rohkem kui jalgpallivarustus. Jalgpall on üks võib-olla kõige odavamaid sporte. Et nagu see on kinni spordi harrastatavus ja kindlasti on nagu see, et sisuliselt 90. aastal meie taasiseseisvumisega kogu sporditööstus või kogu spordi, head isu jah, et kogu sporditööstus nii-öelda restartis uuesti, nii-öelda äkki ei kõlvanud enam nõukogudeaegne rattasport ja nõukogudeaegsed ujulad enam ei sobinud ja kõik oli vaja täiesti teistmoodi teha. Et see on ka põhjus, et meie sport on reorganiseerunud ja seetõttu see raha ei satu nagu õigete inimesteni, see nii-öelda ka spordikool või spordiklubi, seal on ka palju jääb sellisesse nagu halba managementi kinni, mis on rahasööv ja kulukas, aga ei inspireeri seda sporti. Ma näen seda Baltimaades nii palju, kuidas suured vanad spordikoolid või täna ümbernimetatud spordiklubid, management on tööl 15 inimest, lapsi on 500 ja see management võtab ära nagu 40-50% eelarvest. Et tegelikult on 500 lapseline jalgpalliklubi, nagu meil seal Lõuna-Eestis on, et meil on teil üks manager ja tõesti 20 treenerit, nagu, et palju põhjusi, aga said vastuse võib-olla. Küsimus, et ma saan aru, et sinu taust on rohkem jalgpall ja Anti ka on korvpall, et kuidas nagu tänaseks on olukord nagu pöördunud vastupidiseks, et 90. algusel korvpall kindlasti oluliselt paremal järjel Eestis. Me võtame see N-liidu kulven ja täna me vaatame, et korvpalli harrastajate arv on 3 korda väiksem jalgpalli. Kuidas see protsess nagu teisib? Väga hea küsimus, ma arvasin, et see tuleb sellest hästi pikalt rääkida, aga katkestage mind selliselt. Tegelikult on see, et jalgpall maailmas on tollest hetkest, kui meil oli N-liidu korvpall, siin olime Nõukogude Liidu meistrid edasi, sisuliselt tollel hetkel 90. aastal oli ka jalgpall maailmas ikka väga väike sport tegelikult. See viimase 30 aastaga, mis on toimunud või 25 aastaga jalgpalli dramaatiline areng nagu kommertslikus mõttes ja sportlikus ja harrastuse mõttes jalgpall on kogu maailmas arenenud. See, kuidas nagu palju kirjutatud Sepp Platter oskas sellest teha nagu meediatoote ja kuidas need klubide eelarved ja kõik asjad on nagu läinud kõvasti üles, on hästi hämmastav. Aga jalgpall areneb täna maailmas ka jubeda kiirusega ja kui me ütleme, et Eestis ka areneb jubeda kiirusega, et oli 6000, täna 26 000, see on 2% eestlaste arvust. Hollandis on 10, Saksamaal on 12, Inglismaal on 8-9%, meil on 5 korda vaja kasvada puhtalt. Kujutage ette, kui meil oleks, ise näete iga päev Eesti Vabariik, kujutage ette, kui meil oleks 5 korda rohkem jalgpallurid, aga ju täpselt selline protsent on nagu Inglismaal ja Hollandis. Kujutage ette, kui meil oleks 5 korda rohkem jalgpalli ja staadione, väga ette kujutagi ja ei suuda ja see ei juhtugi meie eluajal. Et tegelikult see Eesti jalgpall on arenenud kiiresti. Meil on väga häid vilju jalgpallis individuaalses mõttes, aga klubina ma arvan, et hästi palju näidet tuuakse siin Islandi näol. Islandi jalgpalli ja Islandi jalgpalli edu näol. 85. aastal meil oli tiip sovjeti aeg. Islandi esimesed jalgpallurid mängisid Bundesliigas ja Premier League'is. Said sealt kogemuse, raha ja aja, mida imetledes, ma ei ütle, et need jalgpallurid sinna tagasi Islandile selle viisid, aga seda imetledes tegi rikas Islandi riik metsikuid investeeringuid tervikuna sporti ja sellesse jalgpalli infrasse. Ma just käisin Islandil ise ka vaatamas, oma silmaga tõesti polnud ammu käinud. Eelmisel aastal käisin, mis värk on. 332 000 elanikku, 60 siseujulat, nagu Tallinna taolises linnas või väiksemas, 60 siseujulat, 20 altküttega kunstmuru halli, 60 kunstmuru staadionid sellist täismõõtmetega ja murustaadioni veel otsa ja riiklikud toed nagu nii-öelda nende kõikide asjade ülalpidamisel, et tegelikult see riigi roll selle asja tähtsustamisel ja ärgu tulgu mulle rääkima, et riik ei ole nagu, et sport ei ole strateegiline
riigi instrument. Seda räägivad nagu paksuks söönud, lodevad, suitsetavad ja alkoholi tarbivad ajakirjanikud. Reeglina, mitte nagu reaalsed spordiinimesed. See, sa vaatad poliitilise asjana, on üks asi seda vaadata, aga mida sportlikum on riik ja mida sportlikum on rahvas, seda tervem on ka see mõttelaad, et selles mõttes strateegiliselt on vaja investeerida sporti, kui me tahame rahvana olla edasi kesta ja tervelt mõelda. Et jalgpalli osas selline vastus, mis puudutab seda Islandi ime, Island on meist 20 aastat ees ja ma arvan, et tegelikult Eestis me alustasime sellise nagu sihipärase tööga 2000. aastal ja ma arvan, et tänased resultaadid ja tänased viljad, see, et meil Ragnar Klavan mängib Liverpoolis, see ei ole juhus. See ei ole nagu juhus ja täna tuleb peale, kui Ragnar Klavan mängis, oli 15-aastane, 16-aastane, oli selles vanuseklassis Eestis andeka, ütleme nagu valikus oli 300 jalgpallurit, täna on seal 1500 last, 1500 poissi. Aga maailma jalgpallis areneb veel rohkem kiiremini edasi. Aafrikast tuleb peale inimesi, kes nagu, kelle jaoks on see nagu elu chance. Managemendi organisatsioonide skautimine toimib paremini. Et selle tõttu me peame tegema kõva müügitööd, promoma enda jalgpallureid ja eelkõige selle promomise juures on oluline see, et milline see jalgpall on nagu inimesena. Väledad jalad on üks asi, kas ta on nutikas, kas ta on tark, kuidas ta karjäär on planeeritud. See on see, millega jalgpalliliit tegeleb nagu ja 75 inimest on tööl jalgpalliliidus ja läbi nende taoliste komisjonide, kus mina olen nagu, on võib-olla tõesti väga palju veel nutikaid inimesi nagu hõivatud nagu jalgpalli juurde. Aga võib-olla see on nagu pikem vastus sellele Islandi näide, mis alati on inimestele ajakirjanike lambus, et kuidas Island suudab ja meie siin ei suuda. Samamoodi võib öelda, et Soome on meie enam-vähem samal tasemel täna nagu Eestiga. Jah, viimase mängu küll kaotasime, aga eelmise just võitsime. Ja kuidas saab Soome jalgpall olla siis nii kehv on ju, või nii hea, kui 3 tippklubi väravavahti on Soome tippklubidel on nagu Eestist pärit. Täiesti võrrelda. Viimase Balti turniiri U17 tasemel võitis Eesti, ehk siis Soome, Läti ja Leedu vahel. Et jah, jalgpallis on siin näited, aga need viljad on rasked tulema. Jalgpall on maailmas kõige harrastatavam sport ja see on väga paljudele riikidele, rahvastele selline esimene visiitkaart, et kuidas meie jalgpallikoondis ikka mängib. Ja siin on veel hästi palju jalgpalli juures hästi palju sisevõitlust on seotud sellega, et klubi jalgpall versus riigi rahvuskoondis. See probleem, mida te meediast loete, kuidas Levadia, Infonet ja see möll ja mäss, mis seal käib nagu ja see, mida Nõmme Kalju on siin tõstatanud probleemi, et kas meil on see välismaalaste piirang liiga ülekohtune, et meil ei tohi üle 5 välismaalase olla korraga platsil ja peab olema nagu üks klubis kasvatatud mängija platsil, üks pingil, et see on ülekohtune, ei lase klubil palgata välismaalasi, ei lase klubil jõuda Champions League'i nagu nii-öelda kõrgemale. Aga kui me selle piirangu ära võtaksime, siis oleksime natukene nagu on Läti või Leedu või mõne muu riigi meistrivõistlustel, kus on vastamisi jaapanlased, mustad ja ühest ja teisest klubist klubid kannavad nagu Eesti klubide nime. Aga kus see meie noor jalgpallur siis mängida saab? Et selle tõttu me peame kunstlikult ikkagi selles konkurentsis kasvatama seda ja see tuleb raskelt. Jah, võib veel küsimusi küsida? Muidugi. Selle 25 aasta jooksul headel ja raskematel aegadel, et tandemina Anti Kallega, et kas ja mitu korda teil on juhtunud, et üksteisega ei suuda enam tandemina minna või on tülis olnud või ei ole? Ma arvan, see juhtub peaaegu iga päev. See on nagu meie organisatsioonis. See, et erimeelsused on suurt... No niimoodi, et mapi lauale viskad nagu niimoodi, et kõik, ma arvan, see üks kord aastas ikka juhtub. Aga mis on siin hästi olulised? Meil on täpselt sama missioon, me oleme absoluutselt samal seisukohal sellest, et nagu ega ma ka pitsi ei sülita, nüüd see läks videosse ka, seda ei tohi panna. Aga me nagu selgelt oleme selles missioonis kinni, et me rahvas peab olema tervem ja võitu tuleb tähistada, aga meil on vaja nagu sporti edendada. Teine on see, et me oleme dramaatiliselt erinevad inimesed, kui autosõide korrades mina vaatan nagu kaugtuledega, Anti vaatab lähituledega. Ilmselt on nagu see, et kui ma sõidaks üksinda, siis ma lihtsalt kukuks auku ja auto oleks kaputt ja ma lõpetaks seal. Võib-olla kui Anti sõidaks üksinda, siis ta sõidaks nagu nii-öelda korrektselt hästi, aga võib-olla kaotaks tee nagu nii-öelda. Et meil on see tandem on nagu hästi erinev ja töötajatel on hästi raske sellest alati aru saada, sest me vahetevahel vahetame tulesid niimoodi. Aga me oleme erinevad ja niisugused kummalised aspektid, mida võib siin keegi, kes on ka sellises partnerlussuhtes nagu mina olen Elvast pärit, Anti on pärit Kehrast, aga
justkui alateadlikult kõik minu investeeringud ja sellised nagu spordiga ja kultuuriga seotud asjad olen mina nagu hästi palju panustan tagasi Elva linna ja Anti nagu Hiiumaale. Ükskord me võtsime kaardiga ära, et see on nagu diametraalselt kõige kaugemad kohad enam, kus Eestis olla saab, et kui nädalavahetus tuleb, siis üks paneb ühes suunas, teine teises suunas. Me ei käi üksteiste sünnipäevadel, sest me teeme neid sünnipäeva ägedaid ja töö juures ja koos. Ja sünnipäeva tähistamisel töö juures on ka meil muuseas selline traditsioon, et me oleme 20 aastat tagasi leppisime kokku, et võtame tema sünnipäeva mais, mul on detsembris, et igal sünnipäeval võtame läbi ühe olümpiaala. Ja niimoodi me oleme tänaseks kühveldanud läbi nagu 40 olümpiaala, kõik töötajad on nagu suure spiritiga kõik seda kaasast teinud. Viimati mängisime beach volleyballi uues seal teras beach volleyball hallis, mis on seal Arigato kandis, et superluks nagu kogemus jälle. Et me oleme nagu erinevad inimesed, hästi erinevad ja võib-olla alateadlikult jah, teadlikult me ei ole nii mõelnud, aga alateadlikult vabal ajal, nii palju kui seda üldse on, nagu hoiame hästi erinevat joont, erinevalt lahku ja ei käi tõesti niimoodi kuidagi perekonnit läbi, see tähendab seda, et me kuidagi vaelused oleme. Tal naine ikka teeb nagu aeg-ajalt märkust, et Anti on minuga ka tundides ilmselt rohkem koos elanud kui temaga, nagu lugeda kõik hotellid ja asjad kokku. Aga öeldakse nii, et vaata kasvatakse kokku ja kasvatakse ka nagu lahku. Et need on ühed suuremad momendid ja ma arvan, et Eesti ühiskonnal tervikuna, ka kõik me oleme, mina 47, aga Eesti ühiskonnal tervikuna saabub väga suur selline uus õpingukoht selles, et kui on vaja ettevõtlus anda lastele üle. Ja minul ei ole mitte, et ma nagu annaks nagu üle, aga täna ma arvan, et 10 aasta pärast võiks midagi juhtuda. Ja kujutage ette, millises situatsioonis ma olen nagu oma olukorras. Ma olen püüdnud oma lapsi inspireerida spordi osas. Aga asi on jõudnud sinnamaani, et 17-aastane poeg on 5-kordne Eesti meister jalgpallis. No palju rohkem kui mina. Aga tal on 5 trenni nädalas. Ta ei saa kordagi vaatama tulla, kuidas ma midagi töö juures teen. Ta pole viimasel 3 aastal käinud kordagi ühelgi Tallinna sügisjooksul või Tallinna maratonil, ühelgi Kõrvemaa neliküritusel. Golfikeskuses Niitväele käisime ainult söömas. Et tegelikult on see, et spordi üleküllastus on tema viinud selleni täna, et ta nagu tahaks tegeleda fotograafiaga, teha spordist ja jalgpallist hetkel mitte midagi kuulda. Ja teine nagu ettevõtja perspektiivist on see, et see energia ja aeg, mis ma olen andnud ettevõtlusele, on ju kahjuks tulnud sealt laste arvelt. Kuigi spordiga tegeledes on see 2-1, et võtad ju Kõrvemaale, lähed üritust korraldama, vaatama, ise osalema, lapsed ka kaasa, perega kaasa. See on üks väga suurepäraseid võimalusi tegelikult ühildada mitut asja. Ja mul on see nagu kogu aeg meeles mõlkunud. Aga ikkagi oleme täna sellises situatsioonis, kus selline arhailine jaekaubandus, kui sellel poleks seda sotsiaalmeedia, Instagrami, Facebooki, Tatsi juures, siis ilmselt poeg üldse see juhitaks. Aga kuna seal on see kogu see kommunikatsiooni asi on juures, siis on see põnev. Aga kui ma mõtlen nüüd enda elu peale ja minu isa oli nagu üks põlli seal vahel, ma ütlesin, et oli siis nagu mõlemad olid Kaipa lõppenud, minu isa oli nagu maaparandaja ja tegime talu, pidasime talu. Ühel hetkel ma hakkasin diskosid tegema ja hakkasin tegema mingi hulgiäriga nagu Tartus. Isa ei ole mulle kordagi, aga talu, aga kes sellega tegeleb, mida ma olen pannud 30 aastat oma elus siin künnud, külvanud ja nagu hobikorras kapsad kasvatanud, et sulle diplomaadi kohvrit osta, kui sa keskkoolis käisid. Ta ei olnud kordagi niimoodi ja ma olen viimastel nädalatel hästi palju mõeldud sellele, ma ka oma pojale ütle, et ta peaks selle Sportlandi kuidagi siin üle võtma, et see on tema kohustus. Et kui ta tuleb, siis see tuleb ja ma arvan, et see on nagu Eesti ühiskonnas hästi suur murrangu ja võimaluste koht, et kõik need asjad, mis on eestlased ja Eesti ettevõtjad oma ajaga, investeeringutega, aega, energiasse, teadmistesse ja ka rahalises mõttes teinud, et need kestaksid nagu edasi, nagu, et see on, ma arvan, et see on nagu ülioluline moment, et ja kuidas sellesse suhtub meie ajakirjandus ja millise role mudeli siit nagu luuakse, et kas see on selline Viktor Siilatsi mudel, mis nagu isa poeg kaklevad on ju, või see on selline positiivne näide nagu võib-olla perekond Häälest seal kuskilt nagu, need on hästi nagu küsimused sellised, ma arvan, teravad, need tulevad vähema 5 aasta jooksul kõvasti teemaks. Jah. Kõik. Mul on ettepanek, et laseme Arega sööma enne, kui ta vasikast päris ära jahtub. Ei, tegelikult mul ei ole nagu oluline, kui tahate küsida, siis küsige. Et Are jõuaks rääkida väga pikalt. Lihtsalt mingi, et tuleb see ära lõpetada ja küsimus. Mina tahaks kõik päris mitut asja küsida, aga ma hoian ennast tagasi, et teeme nii, et viimane küsimus, kui kellelgi on veel väga midagi, mis hingel kripeldab. Et pärast seda minu hirmutus, kui ta kuidagi julge teha. Pole hullu. Aga väga hea. Teeme Arele veel kord ühe väga suure